tulemast Hortesesse. Meil on täna külas Martin Lever, püsilillede kasvataja. Me vestleme täna siin vahetult peale jaanipäeva, kus meie kevadel istutatud esimesed suvelilled ja võõrasemad kindlasti on kaotanud oma kauni õieilu ja värskuse. Et mida ette võtta? No, ütleme, võõrasem on jah praegu kõik nüüd ära õitsenud, et nüüd ongi see paras aeg nagu ilusad püsililli istutada. Et praegu just õitsevad kõrged püsililled, et sobikski panna siis sinna suvelille peenrasse selliseid lilli, mis nüüd edasi annab seda õiteilu, et juuli, august, ka september ja isegi lumetulekuni on lilli, mis tegelikult õitsevad. Ja täna me sinuga koos teeme koos ühe näidispeenra, kus me siis katsetame nüüd kauneid kontraste, mängime erinevate taime kõrgustega ja täidame ka ühte eesmärki, mis võib meie kõikide aedades olla. Ehk et kui on vaja varjata mõnda kas delikaatset või ebasobivat detaili oma aias. Just, et aedades on ju väga palju selliseid kohti, mis inimestele ei meeldi, kas kaevurõngas või naabrite kivimüür või mingi selline koht, mis ei ole ilus. Et aga mis võiks nagu ilusaks teha. Et just täna siis me siin istutame sellise peenra, kus näiteks varjame müüri ära. Aga rääkides veel püsililledest, siis tihtipeale me võiksime seda peenart rajades mõelda ka selle peale, kas tal on mingi kasulik funktsioon, lisaks sellele, et ta varjab midagi, näiteks kas tal on sünnis midagi suhu pista või on tal hea aromiteraapia funktsioon juures. Et oskad sa nimetada mõnda taime või mingeid põnevaid õitsejaid, mis ka seda funktsiooni täidavad? Ja neid on tegelikult päris palju, et on ka söödavaid ja on ka lõhnataimi ja ka siis ka putukapeletajaid. Et esimene tuleb mulle meelde kohe naistenõges, mis on ju väga pikaldane õitseja ja olen kuulnud, et peletab sääski. Mina olen seda kuulnud ka, et pidi hästi töötama küll sääsepeletaja. Just, et tegelikult väga tugeva lõhnaga on ju lavendel. See on ka lõhnateraapiaga kasutatakse toitudes, mis on väga hea taim, väga hea õitse on ka monarda. Monardal on väga tugeva lõhnaga ja kasutatakse ka toitudes, just lihatoitudes. Et päris palju on selliseid, mis saab nagu ka sellises peenras kasutada, mis võiks ta olla isegi kasulik. Et peale selle õiteilu või siis varjata müüri või midagi muud. Ja ma saan aru, et kui püsilille peenart nüüd nutikalt hakata rajama, et siis tasukski läbi mõtelda, kuidas see õiteilu olekski siis tagatud suve algusest kuni siis hilis sügiseni. Et meil on vist erineva etapiga õitsejaid. Ja just, et kui need suvelilled on nüüd ära õitsenud, siis ongi, et tegelikult algabki see massiline püsilille õitsemisaeg, et on kõrgeid, madalaid ja püsililledest on ju väga palju ilusaid lehtdekoratiivseid ka. Aga hakkame toimetama? Jah, lähme otsime. Karikakrad on meil nüüd siis kaunil rohelisel taustal, foonika hoiab seda ilusat fooni ja karikakarde ette oled sa leidnud jälle toreda kontrasti. Mis taimed sa välja valisid? Karikakra ette siis leidsin metssalvei, mis on ka üks mu lemmikutest. Just sellepärast, et metssalvei ju on pikalt õitseb, et ta õitseb 2 korda. Metssalvei lõikad maha ja hakkab uuesti õitsema. Ühe hooaja jooksul? Just, ühe hooaja jooksul. Ja siis veel aedlokside ees on siis brunnera. Ja brunnera on ju ka üks väga tänuväärt taim. Tema õitseb kevadel. Sinised õied, nagu meelespuu õied. Ja siis pärast seda tulevad siis lehed, mis on ka väga dekoratiivne. Et meie peenra rajamisel praegult oleme me osanud hoida seda balanssi, et need, mis tahavad rohkem happelist, mulda või teistsugust väetist, et nemad ongi nagu
meie peenral siis ühes tsoonis. Et niimoodi me hoiame siis selle taime nagu terve ja elujõulisena. Ja just, et okaspuus, Kanada kuused ja siis see hortensia, nemad tahadki nagu natukene niisugusest appelist mulda, et siis sobivad need hästi kokku. Ja püsililledel on siis floksidel ja karikakral ja metsalveid. Nendel on siis täitsa tavaline aiamuld. Aiamuld ja kastmisel siis suvelille väetist lisada. Kas nüüd suvelille või lihtsalt, ütleme, et aia kevadväetis võib olla. Või siis ongi õitsvate lillede väetis on ka eraldi. Kuna taim nagu õitseb rikkalikult, siis ta annab oma jõu kõik õitel ära, aga et ta järgmine aasta oleks ka tugev, siis võiks ikka teda nagu väetada, et järgmine aasta oleks samamoodi rikkalik õitsemine. Püsilille peenra rajamisel on ka 2 reeglit. Et ma panin väga hästi tähele, et üks nendest reeglitest on siis see, et ei kuhja üle väga palju erinevate taimedega. Ja teine kuldreegel, et see peenar oleks tõesti silma ilu pakkuv, on see, et sul on vaja ühte taime päris jõuliselt esindada. Et teda ei ole mitte 1 ja 2, vaid teda on ikkagi, ma saan aru, et meil seal mõnda taime oli ikkagi 5 tükki. Isegi 10, et peenal pääseks mõjule, et oleks ka mitu taime, rohkem 5 või 7. Ühesugust. Et ühesugust, et ei oleks ühes peenras 15 erinevat sorti või liiki, et see, ta ei ole nagu ilus, ta on nagu tootsipeenar. Et brunnerad, niisugust taime peakski olema nagu palju, et ta õitseb, kevadel tuleb ilus suur puhmas sinised õisi, et siis seda oleks ka hästi palju nagu õhuline lainetus oleks seal, et just peakski olema nagu rohkem taimed, mitte 1-2. Aga kui me räägime siin tõesti sellest, et mis kevadel õitseb, et kas siis oleks nutikas nüüd valmistada ette ka see meie peenar sügisel, anda talle natukene lisavärskust, et panna maha näiteks sibulaid, et ta siis väga vara kevadel oleks ka ilus. Ja just, et tegelikult seal on sellised taimed täpselt, et kuhu võid vahele panna igasuguseid lillesibulaid. Et just ka muidugi värvitoonide järgi, et lillesibulatega samamoodi, et neid võiks ka olla ühte värvi ikka nagu palju. Meie omalt poolt igal juhul julgustame kasutama püsililli ja ei ole sellest midagi hullu, kui esimesel korral ei õnnestu. Et tulge vaadake meie näidispeenart. Kohtumiseni järgmisel korral!